buum tehtud. Selle, mis asi ta nüüd on? Kronokatse esimene päev. 626 kilomeetrit tehtud. Jõudsime põhimõtteliselt siis siia laagrisse, kus tundub, et on enamus nii-öelda liidreid jõudnud. Ma veel ei tea, kas Nasser ka siin on, aga igatahes kõik see muu. Meil on siin nad selja taga on meil Saintsi auto, kes tegi avariie. Terve hunnik Toyotasid, väga palju autosid on igatahes siin. Et saab olema väga huvitav laagerdumine siin. Eriti huvitav on muidugi see, et siin erinevalt eelmisest aastast ei ole see absoluutselt mingisugune privaatne koht, et siin on terve rida kohalikke inimesi, et loodame, et me siis öösel endal mingi sõbrakaisust ei leia. Aga homme siis viimane 350 sotsaki ära teha ja saame selle kronokatse äkki kirja selleks sooraks. No nii, nagu naksti mingi 960 kilomeetrit kahel päeval läbitud. Nii pikk, 11 midagi tundi sõitsime, et see oli nii pikk, eile lasime ikka päris paua, et tundus, et see päev ei saagi läbi, aga lõpuks ikka sai. Aga midagi nagu sellist erakordselt meil ei juhtunud, et lihtsalt esimene päev võtsime teadlikult jälle rahulikumalt, et pikk sõit on veel ees ja kuna seal ees on nii keeva verega mehi, kes me teame, et midagi ikka hakkab juhtuma, et siis me pigem hoidsime tagasi ja tüünides samamoodi esimene kord algus oli ikkagi niisugune rabe. 2 korda jäime peaaegu kinni, et saime küll nende tungidega ennast künka otsast lahti, aga väga palju aega ei kaotanud. Muidu kõik nagu soimis, auto sõitis ja õhtu oli ka väga ilus seal telkida ja et polegi nii ammu tundnud nii suurt rõõmu sellisest asjast nagu telkimine, et ei ole vaja mingit suurt luksust, et lihtsalt puhata. Ja õhtul oli siis Carlos Sainz, parkis meie kõrval, oma telgi tuli, küsis, kuidas seda toitu teha ja kas maitseb hästi ja siis ma õpetasin teda, kuidas süüa teha nende matkatarvetega. See oli selline huvitav, et kui keegi oleks mulle 10 aastat tagasi öelnud, et ma kuskil kõrbes Carlos Sainzi õpetan süüa tegema, siis poleks nagu uskunud. Ja siis hommik vara ärkas, läks kohe sõita jälle lahti, et meie ees startis selle Cristina Gutierrez Daciaga ja Vanagas. Ja Vanagas me saime isegi kätte suht algul ja siis sõitsime väga ilusti, kõik nagu sujus täna. Ei olnud mingit sellist nagu midagi hea flow oli, aga siis lõpupoole mingi 60 kilti äkki enne lõppu 50, et siis tegime ühe eksisime ära, et seal oli teisi veel, et jälle see eelpool mainitud Sainz oli see samamoodi segaduses, aga tema on nagu eriti hull vend, et ta eile pani ju katuse ja sõidab praegu ilma esiklaasita, et kuidas ta selle hommikul selle külma ilmaga läks, et lahtise kiivriga ja väikline suusaprillidega, et väga kõva. Vot, okei, mis ma kurdan, et super hästi on kõik praegu, et oleme ilusti mängus ja laagris ja homme hakkame jälle sõitma.